Hei, ma olen siis siin Kotoris, Montenegros ja ütleme nii, et paar kuud tagasi või isegi paar nädalat tagasi ma poleks osanud arvata, et ma olen lihtsalt keset detsembrit Montenegros, elan luksushotellis ja plaanin väga suuri asju uueks aastaks. Ja tahakski nüüd rääkida, kuidas see kõik juhtus, kuidas see kõik on seotud minu külluse, rikkusega, tulevaste miljonitega ja kuidas tegelikult elu usaldamine aitab ka sinul, kui sa tõesti seda teed, aitab ka sinul jõuda lähemale külluseni ja lubada võimalustel enda ellu tulla. Ja minuga siis juhtus selline asi, et ma läksin ükskord Barcelonas matkale. See oli minu kogukonna Karisma korraldatud matk. See on selline ettevõtjaid, ägedaid inimesi, rahvusvahelist seltskonda koondav kogukond. Ma olen olnud Karisma liige aasta aega Barcelonas. Vahepeal, kui ma olin rohkem aega Eestis, ma ei olnud väga aktiivne. Ja nüüdki me nagu kõigis masterklassides, mastermindides, pidudel, Coworking päevade ma ei osale. Ma nagu aeg-ajalt käin ja võtan osa millestki, mis mind nagu päriselt kõnetab. Ja see pühapäevane matk Barcelona lähedal mägedes kõnetas mind. Läksin kohale. Ja esialgu pidi olema seal mingi, ma ei tea, 14 inimest. Ja kokkuvõttes, kus minuga oli 6 inimest. Ja selles väikses seltskonnas tegelikult sai luua selliseid sügavamaid suhteid, sidemeid, sai inimestega päriselt nagu tutvuda. Ja ma läksin lihtsalt matkama. Ma ei näinud mingit, ma ei tea, networking ja ühendused ja võimalused. Lihtsalt läksin matkama. Ma lihtsalt tahtsin veeta nagu aega ägedate inimestega. Tahtsin veeta aega õues ja minu arvates just nagu matkates ka väga hästi erinevad vaata nagu vestlused hakkavad kujunema. Et see on nagu natukene vaata vahepeal vaadet, teed paar pilti, videot, naudid, siis räägid jälle paar lauset, võib-olla läheb mingist teemast nagu sügavamale ja sellepärast mulle sellised nagu üritused, asjad meeldivad. Ja tegelikult see üks inimene, kellest sai suht juhuslikult minu üks võtme isik, kes väga palju kujundab ka minu järgmist aastat, tähendab koostöös minuga. Me kujundame väga ägedaid asju. Tema lihtsalt avab nagu mulle võimalusi, kuna tal on ligipääs, juurdepääs väga suurtele asjadele. Ma kohtusin ühe ärimehega. Siin ei ole mitte mingit romantilist suhe, mitte mingit flirti, mitte midagi. See on lihtsalt nagu selline väga äge sõprus, mis on täis võimalusi ja lihtsalt inimene nägi midagi minus ja nägi meie ühist osa, nägi võimalusi ja lihtsalt tegi julge nagu ettepaneku. Mina haarasin julgelt kinni, viisin asja veel nagu sügavamale, veel kaugemale ja nüüd ma olengi Montenegros. Nagu kuidas? Aga mis siis täpsemalt juhtus? Et ma rääkisin ühe Türgi ärimehega, kes elab ka Barcelonas, aga tema ja tema äripartner siis ehitavad siin Montenegros selliseid luksushotelle. Esimene hotell on valmis. See on nagu aasta aega vana, ainult suht nagu noor hotell. Ja siin ma praegu olen Kotoris. See on nagu selline jahisadamad asjad ja hästi luksuslikud jahid ja värgid asjad. Et see hotell asub siis Kotori ja Tivati nagu vahel. 2 linna Montenegro rannikul. Ja nende idee on siis ehitada luksushotell. Suvel muidugi, siin on praegu praegu on nagu suht tühi, aga suvel on siin täielik hullumaja. Siin on hästi palju inimesi, see on hästi populaarne piirkond turistide seas. Seega suvel tõesti hotell on täiesti pungi täis, kuna tegu on luksusresortiga, kus on nagu sellised apartmendid ja korterid. Minul on väike stuudiokorter praegu, kus mul on ka pesumasin on sees, pesin täna hommikul pesu, on väike kööginurk, on dušvärgid, mul on päris suur rõdu, mul on mingi oma väike aiakene. Aga ma kasutan päris palju ka penthouse'i, kuna mul on hotelli master key. Et nagu, mida värki, kuidas ma jõudsin selle hetkeni, kus mul on mingi Montenegro luksushotelli master key, mis avab kõik uksed. Ja ma tahtsin selle penthouse'i kohta öelda, et see on nagu selline 2 vagamistoaga korter. Seal on päris suur köök, päris suur elutuba koos telekaga, suur rõdu läbi mitme toa,
et saab erinevatest magamissubadest tulla, saab elutoast tulla. Et selline väga-väga nagu lahe koht. Ja tõesti, saab sinna minna ka nagu koos perega ja nii edasi, sest seal on nagu vaata nii palju ruumi. Ja mulle tehti tuur ka. Praegu saab päris palju asjad on ka ehitusjärgus. Ja kõik restoranid, toad, asjad nagu toimivad, et kui sa tahad lihtsalt tulla ja chillida ja hetkel nagu külma basseini istuda, vaadake linnud, siis seda nagu saab. Aga nad tegid mulle tuuri ja siis ta rääkis ka nagu plaanidest, et hetkel spa on ehitusjärgus. See peaks kuskil 2025 alguses valmis olema, et kui mina teen siin oma esimese retriidi veebruaris, siis peaks spa osa olema valmis, kus on nagu tavaline saun, siis on Türgi saun ja siis on ka erinevad massaaži ja iduteenuste nagu iduhoolitsuste ruumid. Ja siis on konverentsisaal, kus saab teha suuri üritusi. Ma arvatavasti mingi hetk teen ise ka midagi suuremat. Ja coworking ala. Ja praegu saab tööd teha muidugi oma toas. Restoranis, kus on väga lahe vaade mägedele, saab teha tööd. See on hästi mugav tiim, kus chillida ja olla. Nad plaanivad sellest teha nagu rohkem siis coworking restorani ka päevaks, et hommikul inimesed saavad oma hommikusega ära. Ja päevasel ajal siis on selline koostöötamisala. Kui sa tahad tulla nagu kodust eemale, aga pead näiteks töö kaasa võtma, siis hotellis on selleks nagu võimalused loodud. Seal on väga hea kiire internet, et saad teha kõik vajalikku ära. Ja saad seda teha nagu kuskil Montenegro mägede ja mere vahelt. Ja kui siin ilma nagu soojemaks lähevad, siis ma usun, on nagu eriti tore. Aga praegu on ka väga tore, olgugi, et detsembris sajab palju vihma. Mul on nagu jakikene särk seljas. Ma suht palav hakkab juba, kuna päike tuli välja. Äkki praegu mingi 14 kraadi või niimoodi. Et igatahes selles hotellis saab teha ka nagu coworkingut ja värke. Ja kuidas ma üldse nagu jutu peale sattusin seal matkal? Ma midagi ütlesin ka selle kohta, et ma tutvustasin ennast kui diginomaadide coachina. Ehk kuna ma tegelen hästi palju ka diginomaadide tervise, sportlikkuse, rutiinide, harjumuste loomisega, sest mina arvan, et ka reisides on võimalik hoida häid harjumusi, kui sa ehitad endale sellise tugeva rutiini, mitte isegi harjumused. Sul on vaja tekitada enda ellu tugevamad, paremad, kõvemad standardid. Ja kui sul on sellised kõvad standardid, mina kutsun seda Dragoni standardid, Dragon Standards, Dragon Flow on minu uus ettevõte. Kui sul on tugevad standardid eluks, siis sa teed nende najal kõik oma otsused ja sa lihtsalt nõuadki parimat enda jaoks. Ja seda mina õpetan diginomaadidele. Seda ma ütlesin ka oma uuele sõbrale, kellega ma Barcelonas mägedesse matkates kohtusin. Me tegelikult ei rääkinud üldse nagu palju. Ma lihtsalt ütlesin, et jah, mina tegelen diginomaadidega, õpetan neile seda tervislikkust ja tema ütles, et siis me oleme nagu samas selles valdkonnas, et ma ei tea, mul on mingi resort ja hotell ja värgid ja Montenegros ja ma kutsun sinna diginomaade coworking. Nagu mina vahetevahel olen, ma inimesed, et ja, tore, väga lahe ja, et good for you, noh. Et ma ise kohe ei vaimustunud sellest, mõtlesin, ma ei tea, niisama nagu hüppab siin midagi, et tal on mingi hotell kuskil ja nii edasi. Aga see matka kohe ühendusime ka LinkedInis, nagu ikka professionaalse tasemel asju tehakse. Ja siis ta kirjutas mulle ja saatis mingid lingid asjad, et vot see on see minu hotell, see on see koht. Siin ma tahan nomaadidele mingeid asju teha, kavatsen siia hakata kutsuma rohkem nagu nomaade. Et kuidas sulle meeldib, mis sa siis kohast arvad? Ma olen nagu, miks sa minu käest nagu küsib, et mis ma siis kohast nagu arvan, et mis see minu arvamus? Mina olin tema jaoks nagu täiesti võõras inimene, kellega ta ei räägi võib-olla mingi pool tundi maksimum juttu kuskil matkal. Aga ma ütlesin, et väga lahe. Ma tegingi reaalselt selle kodulehe lahti ja vaatasin ja see oligi nagu nii äge hotell ja suur ja luksuslik. Ja nüüd, kui ma olen siin nagu päriselt kohal, see päriselt on ka selline nagu piltide ja videode pealt nagu paistab. Ja mõtlesin, et ma võin nagu sulle mingi, ma ei tea, võin olla sinu nägu, võin olla selle hotelli ja koha nägu ja ma võin toota nagu videosid, sisu, podcast'e värke, et kui tahad, et kui sul selline asi meeldib, mulle meeldib olla kaamera ees ja ma turundusest nagu väga midagi ei tea, ma seda osa ei taha ise teha, aga kui sa tahad kedagi, kellele meeldib olla kaamera ees ja lobiseda ja mõllata, siis mina olen nagu see inimene.
siis ta oli, et kuule, et äkki nagu tahad sinna mingi, ma ei tea, elama minna, äkki tahad sinna koha peale minna, vaadata, ma nagu olgu, kus on konks. Davai, ma ei tea, räägime sellest. Siis saime kokku selline väike kohvikohtumine nagu Barcelona kohvikus ja sa rääkisin ka lähemalt oma sellest projektist, rääkisin ka mõtetest, mis neil seoses selle hotelliga on. Ma lihtsalt kuulasin, küsin, olgu, mis nagu plaan on, ta ütles, et sa võid nagu, vaadake kassid, et sa võid nagu minna sinna hotelli kohale, võid sa nagu elada, küsin, olgu, mis siis nagu tingimused on, kuidas see asi nagu toimib, tahad sinu jaoks see on tasuta. Et lihtsalt elad seal tasuta, võid korraldada kõiki oma üritusi, kui tahad, võid kasutada meie konverentsisaale ja asju, et umbes siis, ma ei tea, kasumi, ma ei tea, teeme pooleks ja midagi. Aga mina elan tasuta, mina teen põhimõtteliselt mida iganes ma tahan ja korraldan mida iganes ma tahan, lihtsalt tule ja tee ja naudi ja kasuta. Nagu olgu, nagu päriselt, kuidas tõesti selline võimalus tuli mulle nüüd kuskilt lambi nagu matkalt. Aga kuna ma olen nüüd siin Montenegros kohal, ma olen mõned päevad elanud selles luksushotellis ja saanud täielikku printsessi kohtlemist, siis jah, see on võimalik. Ja siis mõtlesin, et davai, et võib-olla ma tõesti lähengi sinna mõneks ajaks nagu elama. Siis ma küsisin ka, et nii kõige olulisem, kas kassid on lubatud ja kas jõusaal on. Ta ütles, et jah, loomad on lubatud, kassid on lubatud nendes korterites ja jõusaal on meil ka olemas. Ma nagu davai, kõlab väga hästi. Ja sa saatis mulle igasugu materjali asju sarnastest projektidest mingid, ma ei tea, ma väga nagu ei süvenenud, sest ma väga detailidesse lihtsalt ei lähe asjadega, aga lihtsalt nagu näha oli, et mees on oma uurimistöö ära teinud, noh, las tema teeb siis seda detailirikast uurimistööd, et mina päris kõike seda ei viitsi teha, aga tema teab, mis ta teeb, tema tunneb oma äri, tema teab, mis on nagu tema eesmärgid siin Montenegros oma hotellide värkidega. Ja vaadake, kui soojaks on neid Montenegros, saab olla ka põhimõtteliselt palju nabaga. Ja ma ütlesin, davai, et äkki ma lähen alguses nagu mõneks päevaks, et vaatan üle, mis värk see hotelliga üldse on, et siis mul on paremad ideed, ma saan aru, kuidas see nagu toimib, kuidas see mingid asjad nagu on. Ja siis tulevad paremini mingid mõtted, olgu, jah, olgu, annab ma teada, mille sa tahad minna. Me kunnime asjad ära, sa oled nagu oodatud, sa oled meie külaline. Ja tegingi suht kiiresti otsuse, äkki mingi 10 päeva pärast meie esimest kohtumist võistlesin lennukisse ja lendasin Montenegrosse. Barcelonas siis läbi Belgradi. Et tegelikult siinsamas ma ei ole nagu pealinnas, pealinn on Podgorica. Ma olen Divati ja Kotori vahel ja see siin minu taga on Kotor. Siin on igasugu mariinad, värgid, asjad. Ja Divati on täiesti oma nagu lennujaam Barcelonast ega mõned väga otselende pole. Et talve pidi olema ainult nagu 2 nagu sihtkohta, kuhu nad lendavad. Oligi äkki Belgrad, Serbia siis ja teine, ma ei mäleta, mis see teine koht oli. Igatahes mina tulin läbi Belgradi, kõigepealt lendasin Barcelonast Belgradi ja siis lendasin Belgradist Serbiast Divati ja Divat oli mingi 45 minutit nagu lennukiga Belgradist. Kui sa jõuad nagu Serbiasse välja, siis edasi on juba nagu vaata lihtne. Muidugi Montenegrosse ja Eestile saab tulla 90 päeva nagu viisavabalt. Aga noh, passikontroll on siin ka, passi lüüakse tempel, et nagu natuke võttis rohkem aega, kui muidu ma olen harjunud hästi palju Euroopa Liidu sees nagu reisima. Siis kuidagi viimased reisid Marokos käimine, 1 päev Londonis, nüüd Montenegro, siit järgmine reis tuleb Miami ja kõik nagu nõuavad ka passikontrolli ja sellist järjekorras seismist ja sellist pikemat nagu aega lennujaamas. Et kõige sellega tuleb ka leppida ja harjuda. Ja Montenegros eestlasele sul pole viisat vaja, aga lihtsalt arvesta sellega, et passi pead näitama ja pass parem kehtib, kui mul õnneks kehtib veel aastani 2030 see pass, kui ma vahepeal nime vaheta. Ja jah, kui ma vahepeal nime vaheta, vaatame.
vaatame seda asja. Ja ja siis tegelikult suhteliselt lihtne riike siseneda. Lihtsalt nagu tsipa võtab aega. Ja olgu, kuhu ma jäingi oma looga, et jõudsin siis Montenegrosse. Mulle hotellist oli saadetud vastu auto, et ma olen nii palju elus reisinud ja hästi tihti ma lihtsalt saabun nagu kuhugi, olen saabunud kas Eestisse tagasi, kui ma veel Eestis elasin, või mõnda teise riiki ja ma lihtsalt nagu saabun, nagu astun lennujaamast välja, siis lähen otsin mingi bussivärgi, metrood, asjad. Ja mitte kunagi ei ole keegi mind nagu oodanud. Ma olen alati nagu unistanud sellest, et keegi mind võtab reaalselt vastu, keegi ootab mind, kelle jaoks on oluline see, et ma jõudsin kohale. Ja tegelikult nüüd siin Montenegros unistus täitus, et tegu oli lihtsalt nagu inimene saadetud hotellist töötaja, kellega ma saan väga hästi läbi, ta tõi mind täna siia Kotorri ka autoga, kuna see hotell asub nagu 2 linna vahel, ta ei asu nagu päris linnas, et sealt tuleb liikuda nagu autoga, mind toodi siia Kotorri turistitama, sisu looma. Ma tegelikult ma teen praegu tööd, sest minu peas valmivad igasugused plaanid ja selleks, et mina suudaks oma parimate ideedega ja asjadega aida tulla, ma vajangi sellist nagu aega, kus ma olen täiesti üksinda. Siin paar päeva ma olen hästi tihedalt olnud inimestega koos, mida on ka vahepeal vaja. Aga selleks, et saada plaanid nagu paika, mul on vaja päris palju sellist nagu üksi olemise aega. Ja see koht Kotor, see siin on imeline. Jalutasin enne siin Alvana linnas, kui ma olen üleval Kindluse müüri peal, kus on vaated mägedele, vaated sellele lahele, kus on luksusjahid, iga pool on kassid, see on väga suur kasside linn, siin on ka kasside muuseum. Ja ma käisin, kassimuuseum kahjuks on kinni 1. maini ja senikaua saab käia Budapestis, kus on mingi suurem kassimuuseum ja mis on nagu nende mingi filiaal. Aga vaadake, poisid teevad all trenni ka, siit ei paista. Igatahes, mul tuldi vastu lennujaama hotelli nagu selle spetsautoga, transfer, kohe värgid asjad. Ma tundsin ennast nagu nii erilisena, sest mul oli vastas inimene, ta oli käes paber minu nimega, ma olin nagu selline kohale jõudmise tunne ja tundsin, et ma võin nagu täiesti nagu lõõgastada. Olgu, ma võin ka kohe alguses tundnud, et ma võin nagu maksimaalselt lõõgastada. Ma olin nagu ka, et kus on konks nagu, et mida need kuradi Türgi miljonärid nagu tahavad minust. Et siin on midagi nagu mingi varjat tagamata, aga ei ole. Mind koheldakse nii austusväärselt, tunne ennast tõelise printsessina või kuningannana, lihtsalt need super edukad, ägedad inimesed tahavad minuga aega võtta ja põhimõtteliselt ma saan olla nii radikaalselt autentselt mina ise, et see on lihtsalt nagu täiesti nagu mind-blowing, nagu öeldakse. See on nagu nii hea tunne, et tõesti lihtsalt olla nagu mina ise kõige selles mahlasemas võtmes, kõige selles minulikamas minas. Ja see, kuidas inimesed sellega nagu suhestuvad ja kuidas see neile meeldib, see annab mulle veel rohkem nagu inspiratsiooni ja julgust olla veel rohkem mina ise, olla veel rohkem see napakas, hull, loominguline, ideedest pakatav, kirglik Silja, kes tegelikult on alati minu sees nagu olemas olnud, aga lihtsalt nüüd ta saab nagu palju rohkem välja tulla, kuna lihtsalt on loodud selleks ka soodsad tingimused. Nii, aga minu lugu. Et olin siis esimene õhtu, mul tekkis mingi metsik peavalu Belgradis nagu olles, kuna ma veitsin seal enne ka mingi 3 tundi, passikontrollid, värgid, asjad, suht nagu selline tüüte värk ja ma olin nagu väsinud ja näljane ja ehk siis, kui ma kohale jõudsin hotelli, mul oli metsik peavalu. Ma tean, et minu peavalud ainult siis lähevad ära, kui ma võtan tõesti endale aega ja puhkan ja magan, sest muidu ma hakkan lihtsalt oksendama, nagu päriselt. Ma võin oksendada 10 korda järjest, enne kui peavalu hakkab ära minema. Aga ma ei tahtnud lasta sellel asjal nagu nii tõsiseks minna. Ja siis esimese õhtu, kui ma jõudsin mingi kell 4 pühapäeval, siis ma lihtsalt läksin magama
kõige magasin mingi tunnikese, siis võtsin ühe kuuma duši, panin selga selle hotelli hommikumantli, vaatasin niimoodi voodis pool lõsakile Netflixi natukene ja siis ma lihtsalt magasin reaalselt 12 tundi hommikuni välja. Et vahepeal need minu hotelli omanikud sõbrad, ma ei olnud neid näinud, nad olid parajasti ühte teist inimest sõidutamas Albaaniasse, Tiranasse lennujaama. Üks teine karisma inimene, kes ka nüüd nendega koostööd tegema. Et omanik ise polnud kohal ja sellepärast nad saatsidki ühe töötaja mulle vastu. Ja ma neid siis nagu ühepäeval ei näinudki. Nad kirjutasid mulle, et kuule, et ma ei tea, tule mingi restorani või kuidas ennast tunned või kas me tellime sulle pitsatuppu või midagi, nagu selline hoolitsus käis, et kuidas läheb ja mis sa teed ja oled siuke elus. Aga pühapäeval keegi siuks. No issand, vaadake seda tibu. Vaadake seda pisikest tibu. Ütle tere kaamerale. Ütle tere kaamerale. Ups. Ma lihtsalt ei suuda kassidele ei öelda ja see on ka täiesti autentne mina. Et igatahes esmaspäeval ma siis kõigepealt läksin hommikul jõusaaliga, no ma teadsin, tüüp ütles mulle, et ma olen siin jooksis praegu, tule vaata ka. Otsa tibu, kiitsu. Ja siis ma läksin, ütlesin, nüüd me vaatame siin kassi mõnda aega. Ja siis ma ütlesin tere, siis söime koos hommikusöök on ka ilusa vaatega restoranis. Igasugused saiapärgid asjad on, kurk, tomat asjad, aga saab ka tellida endale muna. No muidugi ütlesin jaa. Tibukene, munapuder. Joo. Miau. Tule. Nüüd on Silja loodusminutid. Et see tibu, no vaadake seda kullakest. Kasside liin kotor. Et igatahes jah, sõime siis koos hommikust, siis tegin natuke mingeid oma asju. Siis läksime päeval Tivati linna peale, nagu kahekesi lihtsalt jalutama, lõunatsema. Mulle tehti jälle tuur, siis käisime väljas väga head lõunat söömas. Tellisime mingi hunniku kana ja krevette proteiini ja panime mingi suure kana hunniku keset lauda 2 peale, siis sõime ära kõik. Ja väga nagu lõbus oli, et lihtsalt miljonärid on vaata ka nagu, nad on inimesed, neil on omad ihad, soovid, asjad, lõbusad lood ja kui sa lihtsalt nendega suhtedki nagu lihtsalt teise inimesega, siis lihtsalt vaata, nad võtavad sind ka nagu oma jõpet. On tõusin ennast nagu väga-väga turvaliselt ja hästi, see kiisu tuleb nagu koju kaasa igal hetkel ja nii nagu äge oli lihtsalt. Noh, olgugi ja sel ajal tegu on nagu nii palju kasse hõivata ärimehega, et siis ta oli päris palju mingi kõnesid asju, pidi vahepeal sõnumitele vastama. Ta on nagu 100% kohal. Et ma saan aru, et see on ka nagu teema selliste ärimeeste, kellel ongi vaata mitu äri ja hotellid ja värgid ja muud asjad. Aga samas meil oli väga-väga lõbus pärastlõuna ja siis me rääkisime ka, et mida siis saaks nagu teha siin, et kui mina olen nagu fitness ja tervis ja kõik need trennivärgid, et siis mõtlesin, et teeks äkki teeme bootcampi, mingi nädalase ja põhimõtteliselt siis ma mingi hetk läksin jälle oma hotellituppa, kirjutasin mõned ideed nagu üles, mis mul tulnud olid. Ja siis kui me läksime pärast, tulimegi tegelikult siia samasse Kotorri õhtust sööma. Esimest korda nägin seda linnakest õhtupimeduses, käisime restoranis siin. Siis, siis võtsingi restoranis, mina võtsin taskust välja paber, võtsin nii, ma tegin natukene nagu seda ajurünnakut, panin ideed kirja, siis nagu ikka moodsad inimesed teevad, ta tegi telefoniga sellest paberist pilti minu käekirjast, kõik oli inglise keeles ja siis küsis ChatGPT-d, et palun nagu ma ei tea, transkribeeri või nagu deskrifreeri see sõperdis ära ja siis ChatGPT mingi minutiga genereeris minu märkmetest põhimõtteliselt ka mingi retriidi programmi. See on lihtsalt selline nagu mustand, vaata, et me kindlasti teeme kõik nii, nagu mina soovin teha,
aga me jõudsime sellele järeldusele, et praegu sellised ainult naistele mõeldud retriidid on väga nagu äge teema. Et ütleski, et kuule, et ütle mulle lihtsalt kuupäev. Et ütle, mitu inimest sa suudad ära hallata, kas sa vajad nagu veel mingit abi, ütle, mis menüüd sa tahad. Süda sulab ja lihtsalt teeme nagu ära. Ma ei pidanud mitte midagi ise müüma, ma ei pidanud mitte midagi nagu ise pingutama, puntama. Ma olin lihtsalt, seda mul on praegu 10 kassi ümberringi. Ma olin lihtsalt täiesti mina ise. Lihtsalt. Ja siis lihtsalt sellise võimalused tulid minuni. Võimalus teha oma retriitasju, ma ei teha neid nii palju, kui ma ise tahan. Võisin igasugu üritusi korraldada nii, nagu pähe tuleb parajasti. Mul lihtsalt antud vabad käed, et kasuta meie nagu seda hotelli, tee mida soovid, sina elad siin tasuta ja lihtsalt mängi. Ja sellist vabadust, sellist küllust ma olen alati nagu soovinud ja tahtnud. Ja ma arvan, et see ongi kogu selle minu praeguse elu tulemus. Ja selle tulemus ka, et ma lihtsalt usaldan, ma lihtsalt tegelen võib-olla endaga ka teatud mõttes energeetilisel tasandil. Ma olen hästi palju rääkinud viimase aja nagu inimdisainist, et ma tegin ka inimdisaini sissejuhatava video, ma rääkisin ka lähemalt enda manifestorlikust energiast, rääkisin ka, kuidas inimdisaini tüüpe järgides äri alustada. Ja mina ise nüüd elan rohkem nagu manifestorina, selles loovas, algatavas energias. Ma olen aru saanud, et mina ei pea kõike ise ära tegema, et mul võibki olla nagu tiim ja inimesed, kes teevad asju, kes aitavad. Tipukene, kuule. Nagu lihtsalt vaadake, mis kiisumaailm siin on. Kiisumaailm. Nagu süda sulab. Ja nagu näha, siis universum lihtsalt kuulas mind ja saatis mulle inimesed, kes teevad asja minu jaoks ära. Siis ütles ka, et meil on mingi professionaalne videograaf ja niisugune pisikene on ju kiisu. Ja kõik nagu turundus ja marketing ja reklaam. Põhimõtteliselt mina siis mõtlen välja, mis ma tahan teha. Võin isegi oma menüü disainida, kokkadega läbi arvutada, mida ma tahan, siis nad testivad minu retsepte. Nagu unistus, lihtsalt tule, mängi, tee mida iganes pähe tuleb ja me pakume selle kogu struktuuri, kogu abi, mis sa vajad, sest ta ütles, et ta näeb nagu potentsiaali, ta tahab aidata mul jõuda ka kõrgemale tasemele. Lihtsalt tuleb kuskilt võõras inimene, kes näeb minu tõelist mina, kuna ma julgen seda mina väga tugevalt nagu näidata, julgen elada seda julget ägedat elu. Ja ma olen nendega suheldes ka olnud väga selline, väga konkreetne, väga enesekindel, väga mina. Ja see on nii vabastav ja hea tunne. Ja isegi selliste inimestega nagu rääkides, kes tõesti haldavad miljoneid ja impeeriume ja värke ja asju. Ma tunnen ennast ikkagi jätkuvalt väga vabalt ja hästi, sest nemad nagu avasid ukse oma maailmasse ja kui see uks on nagu avatud, siis ma astusin sisse, et miks ka nagu mitte. Ja tõesti, selline küllus, selline elu on võimalik ja ma ise ei pea hullult mingi rabama ega mõllema, sest see, mida mina nagu toon sellesse kompotti, see on see minu unikaalne energia, see ongi see metsik vabadus, see loovus ja seda ei saa osta mitte ühegi nagu raha eest. See on mul aastatega välja kujundatud. See ongi minu see legacy või pärand või ja selleks inimeseks ma olen kasvanud aastakümnetega isegi. Ja nagu näha siis, mida enam ma julgen selle energiaga kontaktis olla, mida enam ma julgengi olla lihtsalt mina. Vabandust palumata, täiesti valjuhäälselt, tugevalt enda piire teades, seda enam see tõmbab õigeid inimesi ligi. Seda enam see tõmbab ligi inimesi, kellel on küllus juba olemas, kes seda nii vabalt nagu jagavad. Näiteks ka eile olin Penthouse'is, sest mul on ju selle luksushotelli mastergi. Ma saan käia igast toas, kus tahan. Aga muidugi ma ei lähe kellegi teise privattuppa, kus keegi sees elab. Ja Penthouse'i ma siis kasutan sisu filmimiseks. See on sinna mõnus vabane keskkond. Ja olin Penthouse'is, tundsin, et hakkab juba vaikselt kõht tühjaks minema.
tahaks nagu süüa, ei tea, mis pidime hiljem minema kuhugi teise linna, nii edasi. Siis äkki helistab mulle see hotelli omanik restoranist, kus tema nagu parajasti tööd tegi, et kuule, Silja, kas sa oled näljane? et kas sa tahaksid lõhet süüa? Grillitud köögiviljadega? Jaa. No tulemegi 5 minuti pärast restorani, et lasen teha ja siis sööme. Et just siis ma hakkasin mõtlema, et tahaks nagu süüa. Just siis tuli kõne, et davai, kuule, äkki tuled nagu restosse ja sööme. Me teeme sulle. Nagu, ma lihtsalt selline tunne, et mida iganes ma praegu soovin. Kõik soovid saavad teoks. Ja ainult sellepärast, et ma olen enda energiaga väga-väga ühenduses. Ma olen ise endaga väga hea sõber hetkel. Ja tänu sellele asjad toimivad. Ilma pingutuseta, ilma rügamiseta, ilma ennast katki tegemata. Ja just sellist elu ma tahangi elada. Ja tulebki retriit. Hetkel kuupäev on kirjas 8. veebruar. See on esimene, see on nagu testüritus. Aga ma mõtlen hakata tegema neid võib-olla niimoodi kord kuus. Võib-olla on teinud vahepeal mingi muid üritusi. Ma olen valmis mul on idee teha ka ühe sõbrannaga, kes on ka fitnessi võistleja, Miina. Selline karnivoori teemaline toitumise laager, kus me õpetame neid põhimõtteid ja värke. Carnivore Curious ja kõik inimesed, kes on karnivoori dieedi osas nagu uudishimulikud, tahavad sellest rohkem teada. Teeme sellise laagri, retriidi, äkki mingi märtsi lõpp, aprilli algus, ka Montenegros, luukses hotellis. Ja kuna mul on otseühendus kokkude ja muudega, siis kogu menüü tuleb ka täpselt selline, nagu me ise soovime. Aga esimene retriit tuleks siis 8. veebruar. See on naistele ja see saab ühendust enda tugeva poolega ja sensuaalse poolega, sest meist kõigis on olemas nii maskuliinne kui feminiinne energia, nii meestes kui naistes kõigis. Ja see on siis minu esimene projekt, esimene paljudest, sest ma usun ikkagi küllusesse. Ja ma ei kujuta ette, ma tean, ma tunnen, et see on üks minu suurtest tuluallikatest, sest esimesed on võib-olla sellised 8-12 inimesega retriidid. Kui meil on plaan teha ka midagi suuremat, mingi konverents, kus võib-olla on 200 inimest, 300 on nagu maksimum. Ja siis me saame nagu ära mahutada sinna hotelli. Et plaanid on suured, minu ideed on piiritud, ma ei pane endale ise piiranguid, keegi teine pane mulle piiranguid. Ja just nii sündibki maagia, just nii tuleb küllus. Mina saan olla see loov visionäär, nagu ma alati olen tahtnud olla. Kui ma just kukkusin trepist alla. Ja soovitan kõigil olla iseendaga paremas kontaktis ja leida just need viisid, mis toovad sinuni külluse läbi kerguse, läbi rõõmu ja teevad sind kõvasti õnnelikumaks. Ei pea metsikut rügama. Kui sulle just see rügamine hullult ei meeldi, on teatud tüüpe, kellele see sobib, kellele sobibki palju tööd teha. Mulle sobib pigem vähe, aga intensiivselt, loovalt ja usaldades nagu tiimi, elu, universumit. Nii et see oli minu väike küllase lugu Montenegrost, Katarist ja siit hakkab tulema veel ägedaid üritusi. Näeme Montenegros. Äkki